kuni selleni välja, et tema võib-olla nõudlik pool hakkab võib-olla tahaplaanile jääma ja sageli sellesse olukorda satuvadki juhid, kes on näiteks välja kasvanud oma meeskonnast. Varem olime sõbrad, nüüd ma olen teie juht ja mul on vaja midagi teiega koos saavutada. Ja võib-olla minu juht nõuab minult mingeid uuendusi, mingeid muudatusi, aga ma tean, et mu inimestele see ei meeldi. Mul endale ka ei oleks see varem meeldinud, kui ma alles spetsialistina töötasin. Ja nüüd ta siis püüab sellise konsensusliku stiiliga, sõbrameheliku stiiliga saada neid inimesi, võib-olla neid muudatusi sisse viima, neid eesmärke saavutama, aga kuna ta ei julge võib-olla ennast kehtestada, ta ei julge võib-olla kriitilisemat tagasisidet anda, siis lõpuks taandubki selleni, et see meeskond oma potentsiaali ei saavuta, sest et töötajad ei ole valmis tulema mugavustsoonist välja. Ja selle tulemuseks on see, et juhi enda juht hakkab ühel hetkel ütlema, et kuule, et kas sa oma rollist ikkagi oled aru saanud. Et sul on küll super sõbralikud suhted siin ja kõik armastavad sind, aga töö on vaja ka ju tehtud saada.